Aga suur tänu, tere hommikut kõigile ja suur tänu tulemast. See on üks meie ammune mitte unistus, aga selline asi, probleem, mis koputab südametunnistusele. Ja kas inimene on reeglite jaoks või reeglid on inimese jaoks, see on muidugi väga populistlik dilemma, aga praktilises elus on tal oma tõsised järelmid. Sest me kõik tahame head ja asi lõpeb nagu tavaliselt. Ja kui me küsime, kui kõver on banaan, siis võiks küsida, kui sirge on inimene. Inimesi me kahjuks või õnneks mõõta ei saa, aga inimesel on oma südametunnistus, inimesel on oma kohusetunne, oma võimalus asju mõistusega võtta, terve mõistusega. Ja ikkagi see põhiküsimus, kas bürokraatia domineerib, kes juhib tegelikult asju. Meil on salanõuteooriad, kes kõik maailma juhivad. Me teame neid une pealt juba nimetada, need kurjad kambad ja jõud. Aga see meid palju ei aita. Kuid üks oht, mis on praktikas, on, vaadake, siin hakkab üks väike tornikene kerkima. Ilusad, nomenklatuursed, kastikesed, kõik on korras, samade mõõtmetega, ehitame neid kõrgemale ja üks esimesi katseid selliseid konstruktsioone püstitada oli piiblist tuntud Paabeli torn. Inimesed tahtsid kõrgemale, aga siis Jumal ajas nende keeled segamini. Ja ehitus jäi katki. Tänapäeva on see probleem ületatud, sellepärast meil on eurotõlgid ja meil on Eurospeak, nii et ei ole mingit võimalust keeli segamini ajada, kes mõistab, see mõistab, ja suurem enamus muidugi väidab, et nad ei mõista, isegi tõlkide abil. Aga igatahes probleem on see, et me sisulistele probleemidele reageerime uute konstruktsioonidega, uute eeskirjadega ja ehitis kerkib kõrgemale ja kõrgemale, aga samal ajal on küsimus, kas meil on ka piisav alus selleks ja piisav sisu. Me ehitame need konstruktsiooni järjest juurde ja varsti see torn on läbi lae ja siis tuleb ikkagi mingi kriitiline moment, kus tekib vastuolu sisu ja vormi vahel, ehituse mõtte ja selle teostamise vahel. Me oleme täna siin selleks, et seda arutada. Mul on olnud mitte huvitav, vaid õige murelik jälgida seda, mis on siis see mõte, milleks meie palju aastaid tagasi üritasime Eestit Euroopaga liita. Mõte oli see, et me koos saame teha palju rohkemat, et meil on võimalus võrdsusele, turvalisusele, kiiremale arengule ja see kõik on tõsi. Siin ei ole midagi eriti vaielda. Ometi samal ajal kasvab meie ametnike hulk, meie reeglite hulk, see on vaieldamatu, kasv on olemas, jällegi heade kavatsustega ja nagu meil selles väikeses raamatus on selgitatud, reeglid ei ole mõeldud mitte halvasti, reeglid on mõeldud hästi, et asja paremaks teha. Aga ikkagi mulje on selline, et reeglite arv on suurenenud ja tegelikel inimestel, kes ajavad majandusasju, kellest sõltub meie heaolu ja kasv. Nende jaoks on tegutsemine muutunud üha keerukamaks ja see puudutab eriti väikeettevõtjaid.
Aga mulle tuleb meelde lihtsalt praegu Lagle Pareki üks järeldus, tema alustas juba mituteist aastat tagasi kodanikualgatusena programmi Vene laps Eesti talus, kus toodi suveks Eesti taludesse Ida-Virumaalt venekeelseid lapsi, et anda neile võimalus keelekümblus eestikeelses keskkonnas. See läks väga edukalt, aga 10 aasta pärast Lagle Parek lihtsalt järeldas, et aruandlus on läinud nii keerukaks ja nii raskeks, et mina sellega enam tegelda ei jõua. Ja jällegi üks kodaniku algatus hääbus. Aga meil on ilmselt tuhandeid selliseid näiteid, kus inimesed suure osa oma energiast, tähelepanust kulutavad sellele, et valmistada ette taotlusi, siis anda aru, siis kulutada täiendavaid vahendeid ja aega jälle selleks, kuidas kõiki need reegleid täita, kas see on vajalik, kas on võimalik mingisugune hea kompromiss, kui enesekeskseks on muutunud Eesti euroametnikud, jällegi siin on inimlik probleem, inimlik kõverus või inimlik sirgus, kas me püüame aidata, kas meie ametnikud püüavad aidata neid, kes nendega suhtlevad sisuliselt või näevad nad ainult reegleid, täidab, ei täida, siis on oma asi, meie ütleme ei. Ei ütlemine on kõige lihtsam asi. Ja samal ajal ei ole õigustust ka meie ametnikele selles mõttes, et Euroopa Komisjon juba rohkem kui aasta tagasi võttis vastu oma otsuse dereguleerimisest. See tähendab otsuse, mis toetub uuringule, kuidas peaks eeskirju vähendama, lihtsustama, teostama järelevalvet selle üle, et see tõepoolest toimuks. Euroopa Parlament kavatseb ka sellele reageerida, aga kõigepealt meil on oluline ära kuulata tegelike tegijate, ettevõtjate ja majandusega seotud olevate inimeste kogemused, muljed. Selleks on tänane kokkutulek mõeldud ja me loodame, et me saame siin täna mingisuguse ettekujutuse kõigi oma ettekandjate, oma kommentaaride näol, millest me saame teha kokkuvõtte. Kus me oleme, mis on vaja, me saame seda paremini mõista ja siit edasi minna. Sest lõppude lõpuks ei ole meil tegemist mitte banaanidega, meil on tegemist inimestega. Olgu need inimesed ametnikud, olgu need inimesed tavalised kodanikud ja tarbijad, olgu need inimesed ettevõtjad ja tootjad, aga ühiskond läheb edasi mitte ainult reeglitega, vaid inimlike suhetega. Ja meie eesmärk on neid inimlikke suhteid tajuda ja edendada kõikide ühisel nõul. Aitäh tulemast!